Maaelujutud. Tere armsad vaatajad ja kuulajad. Täna räägime maaelujutte ja just seda meenutuste poolt. Ja tänaseks külaliseks on meil Krista Kõiv. Mul on hea meel, Krista, sind tervitada. Me oleme olnud tükk aega sinuga kolleegid ja enne kui me hakkame rääkima võib-olla siis põhiliselt seal kuskil nullindatest ja natukene edasi, ma küsin sinu käest, mis sind maaga seob? Kas sa oled maatüdruk või linnatüdruk? Tere, Ave! Ja tõele vastab, et me tunneme ennast ja sellepärast me sinatame ja räägime võib-olla vahepeal niimoodi lõbusas keeles. Ja vastuseks küsimusel, mis mind maaga seob? No maaga seovad minu kaks jalga. Enda puhul ma arvan, et ma olen alati selline kahe jalaga maas. Aga nüüd, kui sellised metafoorid kõrvale jätta, siis ma pean ennast ise tegelikult maakaks, et ma olen sündinud Tapal, elanud Tapal 10 aastat, siis olen olnud umbes 9-10 aastat Tallinna tüdruk, lõpetanud seal keskkooli ja siis hakkasid juba minu seiklused nagu teistes piirkondades väljapoole Tallinnat, et õppisin Tartus, tol ajal sellise toreda nimega asutus või kool Eesti Põllumajandusakadeemia, õppisin majanduserialal ja olen töötanud ka raamatupidaja stažööri, pearaamatupidajana erinevates, siis sel ajal olid veel kolhoosid ja sovhoosid ja siis kuna minu vanemad hakkasid ehitama majas ja Jänedale, et siis oli jälle, ma leidsin rohkem teed Jänedale, kuni siis lõpuks päris Jäneda inimeseks ma sain kuskil 94. aastal, et siis alates sellest ma siis olen selline tore maainimene, elan metsas. Rõõm kuulda. Ja mina õppisin sind tundma aastal 2004 ja siis sa olid tollases Põllumajandusministeeriumis osakonna juhataja. Kuidas sa sinna sattusid? No mind kutsuti sinna, et enne nullindaid ma töötasin Jänedal ja Jänedal oli ka sel ajal sellised reformimise teed, et siin oli ju suur põllumajanduskool, ma töötasin ka õpetajana, raamatupidamise õpetajana ja siis töötasin ka maamajandusvaldkonnas, ka raamatupidamisvaldkonnas, siis ma olin nõustaja, siis ma pidasin maksuloenguid põllumajandustootjatele ja kuidagi osaliselt võib-olla ka välisprojektide kaudu ma sattusin investeeringutoetuste valdkonda ja ma siis olin mitu aega investeeringutoetuste ekspert. Ja just läbi sellise eksperttegevuse ma ühel hetkel mind kutsutigi sellel oli põllumajandusministeeriumisse ja maaelu arengu peale ja siis, et seal siis juba ma tegelesingi liitumiseelsete tegevustega, toetuste ettevalmistamisega, et seal minu valdkond oligi toetused, keskkonnatoetused, investeeringutoetused, maaparandus, ka nõustamine, et kõik selline hästi suur lai valdkond ja siis kuni siis 2004. aastal, eks oleme sinuga esimest korda kohtusin, sest meil oli vaja ühte väga head spetsialisti, kes hakkaks tegelema sellise toreda meetme nagu liidriga. Ja ma räägin enda kohta võib-olla ka siis nii palju, et otseselt maaga mind ei seogi palju, ma olen sündinud Tallinnas, ma olen olnud Valga linnas lapsena, kui mu ema õppis ja lasteaias me palju ei käinud, elasime, aga see oli Valga linn, nii et meil oli seal aiamaa. Aga minu juured on Järvamaal, natukene Võrumaal, aga minu vanaema oli lätlanna, nii et minu temperament on siis nagu siis lõunast pärit ja Läti sugulastega täitsa suhtleme ka, aga kahjuks läti keelt ma mõned sõnad saan aru,
aga ma läti keelt ei räägi, sest kodus meiega läti keeles ei räägitud, omavahel küll nad rääkisid läti keelt ka. Nii et selline taust, aga jah, Valga on mulle siiamaani selline südamelähedane paik. Aga kui mina tulin 2004, tookord siis Põllumajandusministeeriumisse, siis enne seda oli mul, ütleme, maaelu teemadega nii palju sidet, et ma olin umbes aasta jagu töötanud ühes projektivabrikus, mida võiks tänaseks nimetada. Ja sealt siis näinud, mis asi on maaelu arengukava ja osalenud seal, aidanud kokku kirjutada paar mingit valla arengukavasid ja nii edasi. Aga muidu oli seal, on mul olnud siin hoopis teisi kirjumaid asju ja minu haridus on hoopis, ma olen lõpetanud teoloogia Eesti Humanitaarinstituudis. Aga sinuga me siis kohtusime 2004 ja tõesti Liider oli minu esimene väljakutse siis riigiasutuses. Me oleme rääkinud Liidri sünnilugu ja seda partnerluse sünnilugu. Ja seda on rääkinud nüüd, ütleme, sellest organisatsioonide poolt siin päris mitu inimest, Ivika Nõge, Leha Baas, Lea Sudakova ja veel mõned. Aga küsin sinu käest, kui ma tean, et see esimene Kagu-Eesti partnerlusprogramm, mis siis ametlikult kannab siis nime 2000–2003, et seal oli üks osapool, oli ka riigisektor ja sina olid sellega seal seotud, räägi sellest ajast. No sellest, kui ma oma taustast rääkisin juba, et tegelikult, et kuna mul on majandusharidus ja ma olen koostanud ise äriplaane, teinud neid vorme, mille peale saab äriplaane kirjutada, et siis, aga minu tööülesannete hulka kuulus ka siis selle riigi esindajana osalemine seal partnerluse nõukogu töös. Ja mul tegelikult on küll hästi meeles see esimene kord, kui mind kutsuti sinna ja ma kuulasin kõike seda, et siis nüüd ma juba julgen seda öelda, et see kuulasin ilma imet selles mõttes, et kui arvestades seda minu tausta, et siis selline nii nagu, et esiteks, et ma mõtlesin, et kuidas on üldse võimalik nii väikse rahaga midagi nii suurt ära teha, kui inimesed seal unistasid. Et ma ei osanud võib-olla näha ette seda, ma ei suutnud esimese hooga aru saada kõik sellest kaasamise mõjudest ja siis nendes, et kuidas saab inimestest tekitada lihtsalt sellist õhinat ja mida teha siis nende piirkondadega, need valged laigud ja nende kortermaja elanikega. Et kõik need küsimused mul peas keerlesid, et muidu minu töö ju sisaldas seda, eks ole, et põllumajandustootjate investeeringud, see tähendab tegelikult, need investeeringud on väga suured, kõik see tehnika maksab väga palju ja siis on äkki selline tegevus, kus need rahad on nii väiksed, aga ambitsioonid on nii suured. Aga see tunne, ma nüüd ausalt seda tunnistan, eks ole, seal ma muidugi seda niimoodi kohe ei saanud välja käia, sest ma olen ikkagi riigi esindaja ja igatpidi toetav, aga mu elu ongi seda näidanud, et tegelikult need unistused ju täitusidki seal selle väikse raha eest. Et mis ongi kõige uskumatum, et kui palju suudab anda see kaasamiskomponent või selline, et kuidas on võimalik paljundada seda õhinat, et mida tegelikult ei saa teha investeeringutoetuste juures. Ma mõtlen nende põllumajanduste investeeringutoetuses sul õhina põhisusega ei ole midagi väga peale hakata. Et see oligi väga selline huvitav kogemus ja tagantjärgi muidugi ma mõtlen, et see oli ikkagi väga tore, et mul oli võimalik sellisest kogemusest osa saada, sest ma ise ei ole olnud väga selline, ma ise ei ole olnud selliste projektide eestvedaja. Et sellised, ma rääksin praegu emotsiooni pealt seda, et ametlik seisukoht on muidugi see, et see on väga kõik tore, et see kõik läheb hästi. Et ma tahtsin täpsustada, et milles sinu panus seisnes, et kas sa osalesid nendel koosolekutel ja võib-olla sa meenutad ja kas seal oli mingisuguseid meeldejäävaid väliseksperte ja kuidas see töö käis, et võib-olla paar sõna sellest ka? Kuna see oli, võib-olla kuna see oli suhteliselt väike osa minu tööst ja see eeldas seda, et lihtsalt, et riigi esindaja on seal juures. Et siis
ma ei mäleta seda, et ma oleksin pidanud nagu tundide kaupa midagi läbi lugema ja töötama, et selles mõttes, et ma pigem nagu osalesin seal, et ma olin selle kõigega kursis. Need inimesed, kes tegutsesid, nad olid, ma nägin, et nad on oma tegevuses enesekindlad, nad teavad, mis nad teevad, see projekt oli kontrolli all ja sellest ma võtsin seda nagu pigem nagu sellist informeerivat rolli ja võib-olla ka sel hetkel oli ju teada juba, et selliseid meetmeid peab rakendama ka riigi tasandil ja ka seda kogemust. Et pigem nagu seda kogemust, et kõik see töö ja selline suuremad rollid tulid alles pärast poole. Et selles mõttes, et riigiametnikuna oli mul väga hea võimalus nagu natukene lähemalt näha, et selline asi on võimalik. Et selline kaasamine ja kogukonna areng sihitult ja toetust andes on võimalik. Et see oli nagu mind see veenis tegelikult lõpuks. Sind kuulates mul praegust tuleb selline nagu küsimus või mõte ja ma isegi ei oska arvata, kas sa oskad sellele vastata, et kui nõukogude aegne põllumajandusministeerium, et kas seal üldse nagu vaadati ka, ütleme, maaelu kui sellist, see oli ju kitsamalt põllumajandusministeerium. Ma ei tea, kas sul on mingid, oskad sa selle peale vastata või lähme siit ruttu edasi? et see on väga hea küsimus, et selles mõttes, et ma lihtsalt naeran selle pärast, et ma tõesti nagu ei et ma mäletan sellest nõukogude ajast nii palju, et ma olin sel ajal pearaamatupidaja ja selle olid need sellised süsteemid, et plaanimajandus, ma pidin kõik kinnitama, kõik kinnitati ju tegelikult sisuliselt seal ministeeriumis või ATK-s, ja siis et ma lihtsalt mäletan sellest ajast, et kui minu esimene aastaaruanne, mille ma siis valmis sain, et see oli päris selline minu esimene iseseisvalt tehtud ja kui ma siis lõpuks see, mis mina esitasin sinna ametiasutusele, siis tagasi tuli hoopis teine. Ühesõnaga, et seal oli nii palju ära muudetud, kõik nagu mingitel erinevatel ridade pandud, et see näitas tegelikult selle plaanimajandusega, lihtsalt oli tegelikult vaja midagi muud näidata. Et võib-olla kui nüüd mõelda nagu seda, mõelda nüüd seda meie kaasaega ja kas või seda liidri algust, et siis tegelikult seal näidati ka ausalt kõik nagu on. Et ega seal midagi ümber nagu ei tehtud ja ma ei tea, et sellist niisugust ümbertegemist oleks nagu üldse kaasajal. Nii et see maaelu nagu ja selle areng ikkagi tuli meil siis tasapisi üldse pildile nagu ütleme niisuguse süstemaatilisena ja ka toetatavana ikka suhteliselt selle Euroopa Liiduga liitumise ajal. Sest loomulikult me teame mõlemad, kahjuks olles juba nii ütleme, sünniaasta on selline, et mäletan minagi kolhoosi aega, kuigi ise kolhoosnik olnud ei ole, aga seda, et seal olid kultuuritöötajad ja raamatupidajad ja on ka filme, kus on kultuurnikud ja nii edasi, nii et kindlasti maainimeste eest nagu püüti hoolt kanda. Aga see on siis nüüd valdkond, mille üle peab veel mõtlema, aga võib-olla siis ei jää selle juurde kinni, vaid ärme jää, jah, sest minu sünniaasta ka ei luba mul sellest väga põhjalikult rääkida. ja me polnud siis veel, meie emad isegi ei olnud siis sündinud veel. Muuseas, ma olin ka kolhoosnik, mul on tööraamatused ja seal pidi olema, ma olin kolhoosnik ja sovhoosnik ja. Mul oli tädi ja onu olid sovhoosis, aga muuseas ma nii palju võib-olla, kuigi me ei hakka palju numbreid ütlema, siis et see Kagu-Eesti partnerlusprogramm, mis oli siis Suurbritannia poolt rahastatud, et ma leidsin sirvides siin nii palju numbreid, et kogu Baltikumi peale oli see programm, oli siis siin on nüüd naelades, mida ma ei hakka kohe ümber konverteerima, 700 000 naela ja Eestis oli siis selle programmi peale, ma arvan, et see anti siis nende projektide peale 33 000 naela. See oli siis Võru, Valga ja Põlva peale. Aga liigume siit selles mõttes edasi, et nüüd räägin mina paar sõna, et tulin
Tulin ministeeriumisse ja kuulutuse peal oli tehniline abi ja ma mõtlesin olles tallinlanne ja nii edasi ja nähes selliseid ja kui trollibussid Tallinnas katki lähevad, siis tuleb kohale buss, mille peal on kirjutatud tehniline abi. Ja mina mõtlesin ka, et ju ta siis üks tehniline töö on, aga näed, tööd oli vaja, et olin seal enne olnud siin ja seal ja see nii-öelda projektivabrik nagu paistis, et ta sisse eriti ei too, et oli vaja edasi liikuda. Aga ta andis vähemalt selle hüppelaua ja selle teadmise selle maaelu kohta. Ja tegelikult, et ta on hoopis sügavam ja tehniline abi on hoopis ühe meetme nagu pealkiri ja nii edasi, see selgus hiljem, et kui me sinuga seda tööle võtmise intervjuud tegime, et siis ma seda kindlasti veel nii täpselt ei teadnud. Et eks ta siis hakkas tasapidi selguma. Aga Leader oli tulnud ja Eestis oli ju esimesena, meie liitusime, siis esimene Leader periood on 2004 kuni 2006 ja kui mina sinna jõudsin, siis Kodukant tegi juba neid infopäeva, koolitusi ja siis ma mäletan sealt, et EHA-baas, kui sa rääkisid väga väikestest summadest, tuli kodupirukatega korvi sees, et hoida neid kulusid nagu hästi madalalt, nii et ta oli ise siis nagu ja Soome need lektorid Liisa Häme ja Eero Uusitalo, kes aeg-ajalt käisid, nemad vist tulid mingite oma projektirahadega, nii et nemad meile ka midagi maksma ei läinud. Ja Kodukant juba teavitas, sest nemad olid juba käinud ja näinud ja tõesti kuulnud, et selline kogukondi ärgitav meede on olemas ja olid ka minu esimesed siis nagu harijad ja mina olen üks värske ametnikuna. Ja meenutan hea sõnaga Toomas Kevvaid, võib-olla on ka sinul paar head sõna tema kohta öelda, kes ütles mulle, et aga sa peadki nüüd käima ja vaatama ja nende inimestega siin tutvuma, nimetas mulle paar nime ka ja ma käisingi mingitel üritustel ja saingi väga palju targemaks. Ja tegelikult, mis see Leader päris on, et selle peale ikka läks aega ja seda on ka järgmised ametnikud öelnud päris ausalt, et ega ei saa pihta. Kui me käisime Soomes tükk aega hiljem, Sepra tegevusgrupis, siis seal koha peal nagu lõi lõpuks selle pildi nagu selgeks, mida nad tegelikult teevad, sest Soome oli siis juba tegelikult üle Euroopa siuke tuntud. Aga ja nii palju ma võib-olla ütlen siin ka, et vaatasin mingeid numbreid selle esimese perioodi peale, anti siis Leaderi jaoks 1,7 miljonit eurot, siis olid küll kroonid, ja enamus nendest siis piirkondades sai ennast selle raha eest ette valmistada, liidriks formeerida ja 3 tegevusgrupi piirkonda, kellel olid siis sellest Kagu-Eesti partnerlusprogrammist juba strateegiad olemas, said selle võimaluse siis ka juba hakata tegevusi tegema, ehk siis projektikonkursse välja kuulutama. Aga ma küsin sinu käest, et kui palju sinul oli siis nagu seda mälestust selle Leaderi meetme välja töötamisega siis ametnikuna, et oli sul aega nende teiste suuremate ja tähtsamate meetmete kõrval ka Leaderi peale mõelda? Ega Leader oli väga tähtis meede. Et selles mõttes sa juba viitasid Toomas Kevvaile, et ma ka mäletan, et Toomas Kevvai alati rõhutas seda, et ta tegeleb nendega, mis vajavad nagu taganttorkimist või edasilükkamist. Et see aeg-ajalt see tekitabki, nagu sa ütlesid ka, et mis on tähtsamad ja mis on veel tähtsamad. Et tegelikult Leader meede oli väga tähtis, et esiteks ei lasknud seda Leader meedet meil unustada ka Kodukant. Et ta oli väga järjekindel, et see Leader meede kindlasti peab startima. Ja teiseks meie oma maja sees samamoodi, juba Kevvaile ma juba viitasin, et Leader meedet tegelikult loeti, et see peab startima, et on vaja tagada ka, üks põhjus oli ka, et oleks vaja tagada ka seal nende Kagu-Eesti partnerluste jätkusuutlikuks. Et üldse nagu kokkuvõttes kogu selle Leader meetme üks selline
üks selline taganttõukav jõud on see, et me ei tekitaks liiderperioodide või toetusperioodide vahel väga suuri vahesid, et toimuks selline loomulik areng ja et vahepeal need partnerlused ei oleks nagu, ei jookseks laiali. Et sellepärast, et ega see partnerlus on nagu selline, et ta õitseks, see vajab kogu aeg-oolt, et ja ta ei vaja küll väga palju seda raha, aga ta vajab siiski toetust, et need partnerlused saaksid nagu elus püsida ja nad saaksid särada ja seda kaasamistegevust teha. Et see on nagu üks selline, lihtsalt selline võib-olla filosoofiline lähenemine. Aga kui nüüd mõelda seda sellist nagu sisulist vaadet, et nii kaua, kuni see partnerluskogud tegutsesid nagu omapäid ja seal selle Suurbritannia raha eest, et siis oli nagu ju kõik korras, aga kui sa pead hakkama seda ise majas, pead seda välja hakkama töötama ja selgitama, eks ole, kõigile teistele ka, kes kõik võib-olla ei ole nii optimistlikud sellise meetodi suhtes, et eks sa ju tead ise ka, et siis tegelikult see enam levinud selline vastuargument oli see, et miks me seda teeme? Andke see raha kohalikele omavalitsustele, nendel on ju kõik täpselt sama, nendel on ju volikogudes on partner, on ettevõtjad, on kogukondade esindajad, et milleks teha mingit paralleelstruktuuri, et see oli nagu üks selline enam levinud selline argument, mille vastu tegelikult ametnikuna pidi ka, mida pidi põhjendama ja eks see põhjendus oli nii, et põhjendusel sai alati kasutada ka nende näidete abi. Et selles mõttes, et jälle ma jõuan tagasi sinna võib-olla sinna sellesse Eesti nagu liidri juurde, et sealt olid juba head näited ja neid sai tuua ja need tegelikult nagu järjest, kui neid kogu aeg veenvalt esitada, siis nad ikkagi veenavad ära ka kõik need teised ametnikud, sest et ega sa pead seda meedet tegema, sa pead ju seda selgitama õigusloome aspektist ja teistele ministeeriumitele ja kõik, et see läbib sellise korraliku kadalipu enne, kui ta jõuab teostuseni. Täitsa õige jutt, kuulsin ka mina ja nii mõnegi vallavanema suust seda sama juttu, aga eks selle vastu oli siis see rohi ja mida me isegi võtsime, doseerisime, välismaa kogemus. Ja kuna Soome oli üks juhtivaid ka Euroopa Liidus, sest tema, kui me sisenesime liidrisse, siis ta oli veel nii-öelda piloot. See tähendab, terve maapiirkond ei olnud kaetud, vaid sai kandideerida liiderpiirkonnaks oma strateegiatega ja Euroopa Liit oli teinud ka igale siis maale, et kui mitu saab siis sellest eurorahast toetatud ja Eestis oli see number muuseas 6, kas sa mäletad seda? Mina mäletan hästi. Et me saime 6, aga siis, kui meil oli see 6 veel kuskil sisse kirjutatud, aga vot siis läks juba hüppas ta nii-öelda siis mainstreamiks ehk selleks, et kõik saavad liituda, kes tahavad. Läbiv meede juba ja tõesti oli nii, et Eestis lisaks siis nendele 3, kes olid ja liikusid edasi siis Võru, Valga, Põlva. Eestis tekkis esimese hooga 24 tegevusgruppi kokku ja kõige hiljem liitusid siis järgmise perioodiga siis siin Harjumaal veel 2 juurde ja pärast ma vaatasin, et Lätis oli umbes sama, nii et paistab, et see linnalähedane ongi siis natuke eraldi ja vahel, tal ei ole see valu nii suur. Ta vajab eri lähenemist. Just, ta vajab natukene eri lähenemist. Nii et need olid sellised põnevad ajad. Aga lisaks sellele, et me õppisime siis neid partnerlusi ja töötasime neid meetmeid välja ja muuseas üks oli ju tänaseks tähtsal kohal olev Marko Korban, kes oli meie tegi oma tugevaid samme meie büroos ja aitas seda liidri meetme lõppu, aga me alustasime Riin Saluveeriga, kes on täna Brüsselis ka juba komisjonis mitme koha peal, et need on. Ja kui ma meenutan tõesti, siis sa ütlesid Kodukandi poolt, tookord oli juba Eha Baas, tookord oli juba Krista Habakuk, täna siis Krista Pegolainen-Saar ja Merle Adams oli üks, kes käis ja usinasti aitas neid seda määrust seal niimoodi nii-öelda kirja panna, ütleme siis niimoodi. Et kui ma tohin vahele, et selles mõttes, et kui
no toon jälle viite sellesse investeeringutoetustesse, et investeeringutoetusel rahas on nagu võimalik ilmselt nagu täpsemalt määrata, eks ole, et või kuludes arvestada, et kulud, tulud, kasum, millest maksad intressid ja laenu tagasi. Et siis liidermeede on see on nagu pehme meede, see ei ole hea, mis pehme ta ikka on, aga sa pead suutma nagu panna valada sellesse bürokraatlikku keelde selle, et kuidas inimesed saaksid teha bürokraatiavaba, et kuidas saaks teha bürokraatia või vähe bürokraatiat sisaldavat tegevust ehk neid sellist toetust, kus oleks vähe bürokraatiat. Et see oli nagu omaette nagu triki, et kuidas seda nagu saavutada, sest et kui ikkagi on vaja, makstakse toetust, et see on maksumaksja raha, nii või teisiti, kas see tuleb Euroopast või tuleb ta meie enda Eesti maksumaksjatelt, et siis seda peab kontrollima, et see raha ei saa niisama anda. Et siis ma mäletan ka, et seal lihtsalt see algus oligi, et seda pidigi nagu mõtlema, et seda lihtsalt liiga suur bürokraatiat, et tuleks ekseda seal ikka nagu oma ja koli ka. Aga siin ma tahaksin küll öelda, et kui nüüd oleks hästi palju aega, siis ma loetleks üles kõik need esimesed tegevusgruppide juhid või liider tegevusgruppide juhid ja järgnevad ka, keda ma kõike tean, et selles mõttes, et see on ikkagi väga palju ka nende teema, et nad suutsid sellest bürokraatiast läbi närida, suutsid seda kogukonda ja oma töötajaid ka nii palju kaasata, et nad ei langenud sinna, nad ei jäänud sinna kinni sellesse bürokraatiasse. Et seda tahtsin siia vahele öelda. Ja ei, kõik on õige, sest ega tõesti, kui tegu on toetusrahadega ja ega siis bürokraatia ei ole tegelikult kuhugi kadunud, aga võib-olla tulla selle juurde, et mis see liidri nagu see kõige olulisem asi on see, et sa tood ta sinna koha peale, et sa tõesti teed sellele koha peal selle inimesele selgeks, et kui tema tuleb ja arvab midagi, kuidas võiks arendada või lisaks, eks ole, ja istuda sama laua taga, seal ütleme, vallaesindaja on seal ka, aga sina oled omast sektorist ja see keegi on seal ettevõtlussektorist, et tõesti, ja ma saangi otsustada neid väikseid asju ja see paneb sind tegutsema ja vaatama asjadele hoopis teistmoodi, mitte istuma ja et tulge ja tulgdagu ja tehtagu ja aidatagu või et siin ei saagi midagi ja lähme hoopis välismaale ja mindigi ju väga palju. Nii et eks need ole, aga nende esimeste tegevjuhtide ja nende juhatuste heroilususe juures ma märgin veel seda, et ega siis liidermeede samamoodi, keegi ei too sulle ju kotiga raha kätte, raha makstakse takka järgi. Nii et pandi ju oma isiklikud majad panti ja võeti neid laenusid, mida maapiirkonnas teadagi ei ole üldse lihtne saada. Mis mõtted sul tekivad, kui sa kuulad sõna maaeluvõrgustik? No jällegi väike hüppe tagasi. Olin ministeeriumis see, kes pani kokku esimese hanke kutse ja vastas sellele lausa 7 organisatsiooni, kellest võitis Maaelu Arengu Instituut, et osutada siis Põllumajandusministeeriumile ja kõigile üldsusele siis liider infokeskuse teenust. Ja tollaseks võitjaks oli siis Maaelu Arengu Instituut, Lea Sudakova, kelle jutt peaks ka varsti olema kuulatav, aga Ülar Loolaid, Indrek Kärner ja Ivika Nõgel olid siis need ja ka Kairi Kell, kes on ka praegust tegev, kahjuks Ülar Loolaidu enam meiega ei ole, aga tegid ka tublit tööd, tõesti kuni 2007, kuni lepingud lõppesid ja siis meie juba natukene, väga väikest aega me olime vist peaaegu, et paralleelselt tegutsesime, nemad tõmbasid otsi kokku ja 2007 tulin mina jällegi sinu juurde siia tööle. Aga räägi sina võib-olla paari sõnaga, kuidas sa siis vahepeal seda maaeluvõrgustikku siin asutasid? Et ühel hetkel tehti mul ettepanek, et alustada siis maaeluvõrgustiku tegevusega Põllumajandusministeeriumi hallatavas asutuses. Ja et see oli väga põnev väljakutse, sellepärast, et Euroopa Komisjoni õigusraamistik väga palju sellest ette ei antud.
neid reegleid, et kuidas siis liikmesriigid võiksid oma maaeluvõrgustikku teha, et seal oli põhikomponendid oled, et peab olema kaasamine, kõik sektori osapooled peavad olema kaasatud sellest ja peab olema loodud tegevuskava, et mida selle võrgustiku tegevuste raames tehakse ja siis kohustuslik komponent oli liider ja eriti just liider rahvusvahelise kogemuse soodustamine. Et see oli selline põhiasi. Ja nüüd tagantjärgi saab öelda, et iseenesest oli võimalik kokkuvõttes liikmesriigid liikusid nagu kahte teed. Et ühed liikmesriigid lõid sellised võrgustikud umbes nagu üleriigilised liidertegevusgrupid. Et nad alustasidki päris nagu rohujuure tasandilt, kutsuti erinevad osapooled riigi tasandil kokku, kõigil oli võimalik otsustada, et milliseks tegevuseks nad soovivad toetust saada ja sisuliselt siis need tegevused viidi ellu. Aga siis oli see teine tee, mille valis ka Eesti, Soome, siis mõtlen, kes seal veel olid. Tegelikult olid ikkagi päris paljud valisid selle tee, et moodustatakse selline nii-öelda maaeluvõrgustiku nõuandev koda, et arutatakse läbi need tegevused, et mis on vaja võrgustiku ülesannete täitmiseks, analüüsitakse, et maaeluvõrgustik teeks neid tegevusi, mida riigis ei tehta, et selles mõttes, et ei ole mõtet teha neid samu asju, mida juba tehakse ja Eesti puhul siis joonistusid välja loomulikult see üks ülesanne oli olla toeks liidertegevusgruppidele, et kuna see leping lõppes ja tegevus siis suundus siia hallatavasse asutusse, et siis oli vaja see koht täita ja tõesti me töötasime vahepeal paralleelselt, et kõik neid tegevusi üle anda ja omandada ka nende kogemusi ja teine oli siis, et soodustada rahvusvahelist koostööd. Et see oli selline Eesti maaeluvõrgustiku üks selline väga oluline roll ka, nii et nende kahe tegevusega me siis tegelikult liikusime edasi ka ministeeriumi heakskiidul. Ja ma tuletan meelde seda, et kui sa tõid teisi liikmesriike sisse, siis tõesti see on kohustuslik element kõikidele, siis näiteks Läti läks seda teed, et praktiliselt kõik meetmete nõuanded läksid võrgustikule üle ja meil ei võetud seda üle ja ma mäletan seda nagu see oli nagu võtmesõna, et learning by doing ja et täita nüüd, eks ole, seda vahet, kus jääb vajaka, sest me ei võtnud üle igasuguseid põllumajandustootjatele suunatud infopäevade tegemist, mida Läti teeb ja näiteks Leedu hoopis hakkas seda maaeluvõrgustiku raha tegevustele välja jagama, pärast ta küll lõpetas ära, sest see ei olnud päris niimoodi ette nähtud. Ta oli nagu osakud, et kõik said selliseid osakuid või said nagu sellist toetust, et saada oma tegevusi teha. Rootsis oli ka mingi osakute süsteem, aga seda kõike ei jõua. Aga just see, et ma tulin siia tööle ja siis tulid ju varsti tööle lisaks sinule ja minule ju ka Ester Valdvee, Meeri Maastik, Helene Kõiv, Eerik Lööper, ja Reve Lambur. Jah. Aga mis ma tahaks nagu siia juurde öelda, et need esimesed tegevused, mis me tegime, et oli ka see, et me seadsime seminaridel sisse ülekande, et aasta oli siis ju mingi 2008 või 2007, et selle ajal ei olnud üldse selline asi loomulik nagu praegu, et me igaüks on võimeline ülekandeid tegema ja ei ole üldse see teemaks. Aga sel ajal oli nii, et ma ütlen, et me olime väga häpid, et me saime endale Eeriku siia tööle, et kes hakkaski tegelikult maaeluvõrgustiku tegevuses siis seda ülekande võimekust kasvatama. Ja võib-olla ma ise olen ka nagu tunde neid otse laivis infopäevi ja seminare juhatanud. Ja see tegelikult võttis ka meile õppimist. Et isegi ju praegu on ka veel nii, et on teatud reeglid, et kui toimub ülekanne, et mida siis teha, eks ole, et sa ei puhu mikrofoni sisse ja klobista seal ohjeldamatult lussikaga ja kõik. Aga ma mäletan, et lihtsalt, et see üks selline, mis oli peaaegu kõikidel nendel ülekannetel oli see, et kui kas inimesed käisid korra vahepeal väljas või nad üldse liikusid nagu paigast ja siis nad, kusjuures ma olen ise ka täpselt seda teinud, ja siis nad niimoodi
noh, meil on siin raadiosaade ka, et ma ei saa ette näidata, aga sa nagu hakkad hiilima ja sa tahad minna sealt lati alt läbi või noh, tahad selle kaamera alt läbi ja siis sa kõnnid niimoodi küürus. Ja see juhtus väga paljudel kordadel, et tegelikult kõik need inimesed jäävad ju kaadrisse, ma olen ise ka jäänud ja siis näed, et ühel hetkel keset seda inimese esitlust keegi kõnnib niimoodi küürus sealt ekraani eest läbi ja noh, Eerik muidugi lõikas neid välja ka, neid üksjagu, ega neid siukse saateapsusi ei ole väga palju tulnud ja noh, meil on ka nagu tõesti, seal on ka selliseid naljakaid juhtumeid toimunud, et kui noh, inimene ta ei, noh, kõik on informeeritud, et see on otse ülekanne, et noh, ma mäletan, et üks lugu oli selline ka, et meil oli väga hea välisesineja ja ta rääkis, see inglise keeles vist, ja siis üks meie osavõtja, et ta tahtis küsida ja ta arvas, et ta ei saa sealt tagareast küsida ja noh, täiesti ootamatult ta tõusis sinna keskpaika noh, selle, kus kohas just need kaamerad olid suunatud, tõusis sinna püsti ja siis ta mõtles, nüüd ta hakkas niimoodi küürus minema nüüd hästi, et ta mõtles, ta ei jää ette ja ise ta kogu aeg siis korrutas sprechen Sie Deutsch, et noh, et ühesõnaga et noh, ma ütlen, et selliseid lõbusaid lugusid, loomulikult ta sai sinna ette ja loomulikult ta sai selle oma küsimused esitatud ja nii edasi, aga ma mäletan lihtsalt, et algusaegadest, et siis me noh, selliseid lõbusaid lugusid ikka nagu tuli ette küll. Ja ega siis kõike seda, mis me tookord tegime, võib siin kaua rääkida, et võib-olla tõesti mõned siuksed vahvamad hetked ja ma ise ka ütleks, et see rahvusvaheline koostöö ja tõesti, et neid tegevusgruppe kokku viia ja tänaseks me ütleme, et tegelikult meie tegevusgrupid on ju ühed usinamad rahvusvahelist koostööd projekte tegemas. Absoluutselt. Nii et andsime ka meie omad panused, sest meil rahakott oli ka natukene parem ja andis võimalusi korraldada tõesti suuri õppereise, mida täna tegevusgrupid ise teevad. Sest ega esimesed summad ja sellel samal sissejuhataval ajal ei olnud. Et kui sa nüüd räägid siin lõbusaid lugusid, siis ma omalt poolt pakun ühe loo veel välja, et eks siis oli me ju võtsime kaasa ikka niimoodi, et keegi läks vahel, kui keegi võrgustikust läks, oli mingisugune rahvusvaheline üritus ja siis me võtsime kuskil 3-4 inimest, saatsime kutsed laiali ja vahel tegime väikse valiku ja vahel need, kes oli ja 2 tegevjuhti olid meil kaasas ja tuli täita siis ankeet, et organisatsioonist ja kõik, kus sa oled. Ja see läks pärast sulle siis sinna rinnasildi peale ja üks tegevjuht ütles mulle pärast, meie oleme ju PRIA, on ju? Ja ma ütlesin, et ei ole tegelikult. Ja siis see teine ütles, et mina ikka kirjutasin sinna pikalt ette, et associated organization, et muidu nad ei saa aru. Aga kui ma neid siis seal kohapeal Saksamaal nägin, siis ühel oli tõesti käis ringi, et ta on PRIA-st ja teine oli siis associated organization, sest seda ei mahtunud sinna enam ära, eks ole. No aga PRIA andis ju toetust ju. Ja ei, loomulikult nii, et igasuguseid selliseid väiksemaid ja suuremaid asju juhtus meil nii siin Eestis kui meile. Ja kuule, kas oli meil niimoodi, et sina olid roolis, kui me seda Soome kolleegi tõime tähtsale õhtuselt laevalt? Ja. Täiesti pime oli juba ja mäletan, et noh, liider ju tegelikult muutus kogu aeg ja nii huvitav oli kuulda ka teiste riikide kogemusi, et me sõidame Peterburi maanteed mööda, sõitsime hästi pime sükane noh, ma ei tea, mingi november või midagi taolist, noh ikka sükane kõige pimedam aeg ja siis sõidame ja vestleme seal hästi hoogsalt ja siis ühel hetkel ma märkan, et ma olen sellest oma kodutee otsast nagu mööda sõitnud ja siis, et noh, et kuidas sa nagu siis käitud, eks ole, selles momendil, et noh, inimene nagu tuleb suhteliselt hiline aeg, eks ole, ja meie lugupeetud külaline ja nii edasi ja siis ma mäletan, et ma ütlesin sulle, et Ave, ma sõitsin praegu õigest teie otsast mööda. Noh, ka niisuguse tõsise, niisuguse kivinäoga nagu lihtsalt muuseas vaikselt Ave ütleb, noh, et mis nüüd saab? Ma ütlen, 20 kilomeetri pärast saab uuesti pöörata. Ja noh, siis me nii tegime, et tegelikult see meie külane ei saanud väga palju aru. Ja siis me lihtsalt niimoodi vaikselt seal vahetasime need mõtted ära ja vestlesime edasi, ei polnud nagu üldse probleemi ja siis tõesti nagu tuli üks väike teeots on seal, noh, mis läheb hästi metsa vahelt, et mina seda teed teadsin, ma sõidan seda päris sageli, sest et mu perekonna kalmistu jääb sinna teise poole teed ja või teise poole, eks ole, mis mööda ma sõidan, aga see on selline, noh, seal lihtsalt ongi selle tee, see on kuskil mingi
15 kilomeetrit, kus tegelikult üldse asustust ei ole. Ja siis kujutad ette novembris ja siis ma lihtsalt keeran rahumeeli sinna ja me ei tee üldse mingit, oleme kõik hästi rahulikud, mäletad, on ju. Ja sõidame ja siis üldse ühtegi tulukest ei paista, see kruusatee ka veel. Ja siis põristame seal ja siis ühel hetkel, ma mäletan, mis ta küsis? Ta hakkas ikka aimama. Küsis, et kas me oleme ikka õigel teel, aga kuule, neid lugusi on, et jah, et siia vahele võib öelda, et me tegime ju ikka hästi palju koolitusi ja siis ei olnud ju veel Liiderliitu. Ma vaatasin, et Liiderliidu ametlik loomise aasta on 2012. Ja sinnamaani ju tegelikult kõik nende dokumentide läbilugemine, need läbivaidlemine koos Priiaga ja sina olid see, kes kogu aeg rõhutas ka Priiale seda, et me peame ka need piirkondlikud ametnikud tooma siia laua taha, sest mida rohkem me räägime silmast silma, seda vähem me saadame stressirohkeid kirju üksteisele, et äkki saab midagi olla nii, et no meil oli ikka väga regulaarne koolituskava tegelikult, et ja see põhimõte, mis me rakendasime alati rakendasime seda põhimõtet, et need mitu sektorit koos, et see tegelikult toimib igal tasandil, et kui sa saad kellegi võõra inimesega jutule, siis selgub sulle võib-olla hoopis selline tõde, mille peale sa ei ole tulnudki ja tekib ka nagu selline huvitav koostööprojekt, et samamoodi me kõigile üritustele kaasasime siis ametnikud, Priia esindajad ja Liide tegevusgruppide poolt olid ju niikuinii juba need erinevad sektorid esindatud. Aga sa Ave mäletad, et kuidas me nagu seda üksikene väike nipp, mis me kaasamiseks nagu algus välja mõtlesime, mäletad? Registreerimine. Kas sa mõtled seda? Ja meie veebilehel ju oli see, et hakkas olema need nimed kohe näha. Ja, et kes osalevad, et selles mõttes, et seda ka väga palju ei viljeletud ja kuna me siis startisime uue veebilehega, et siis sellel ajal, see oli 2008, et seal oli meil selline funktsioon, et kõik need inimesed, kes registreerisid, olid siis ilusti meie kodulehel näha ja kõik said nagu vaadata, et kes see tuleb sinna, et siis ma tahan ka tulla või ma ei saa ilma jääda. Et tegelikult see osutus päris selliseks heaks meetodiks, et kaasavaks meetodiks, et kõik said alati vaadata, et kui rahvarohked meie üritused on, ja et keegi ei ole nagu ilma jäänud ja siis lõpuks pluss siis kogu see videomajandus, aga ega see ülekannete teema siis ei tähenda seda, et inimesed ei tahtnud nagu kohale tulla, et pigem oli see siis see järelvaatamise teema pärast seal. Jah, see oli ikkagi see koroonaeelne aeg. Koroonat ei olnud, et eelkõige tuldi ikkagi kohale. Et neid selliseid võib-olla väga üksikuid Skype'i lülitusi hakkas siis tulema. Ja ma praegust mõtlen selle peale, et vaata, kui vahva oli, kui mingil hetkel me hakkasime ka välismaal oma kolleegidega suheldes nägema, et Eesti Liider on tegelikult, kuidas öelda, väga heas positsioonis. Sest kui sa siin mainisid seda, et tahtsime vähem bürokraatiat ja ega seda kindlasti, kui sa täna küsid, kas bürokraatiat on palju, siis vastus on kindlasti, et jah, ikka on. Ja mingit head nippi selle, ma ei tea, allatõmbamiseks ma ei oska ka öelda, aga mis on ju Eesti Liider teiste juures, meil on ikkagi võimalus ise kokku panna oma strateegiast ja ka need meetmed ja päris palju seal sees ka nagu, ütleme neid kohandada. Sest päris paljud riigid läksid nii, et ütleme, menüü on ees ja näiteks ka on täiesti eraldi võimalused, eraldi meetmena on rahvusvaheline koostöö, mitte niimoodi, et nagu meil on, et sa saad seda sinna sisse panna, nii et olime ja tegime ju suuri üritusi. Linkürituse, mis on nii võrgustiku kui selle. Muuseas, mina ja Meeri Maastik olime kahekesi esimesel linkidee arutelugrupis koos Soomega ühel Brüsseli kohtumisel, nii et ja siis oli nad olid juba ka teiselt poolt see kohalik Austria tegevusgrupp oli ka siis juba Kristiina Tammetsiga võtnud ühendust, nii et sealt tuli ja Eestis on ju 2 korda linki olnud ja siis me tegime ju suure, võib-olla ma siin näitan, 2013 meie ju algatasime, sinu mõte oli see, et tuua ja teha see Põhja-Balti koostööprojektide suur konkurss ja see oli Eestis. Ja muuseas, sealt on ka paar naljakat lugu, ma isegi mõtlen, et kas on meil olnud selliseid aktiviste ja tookord oli siis üks härra Pedro Brosei,
kes töötas vahepeal nii kontaktpointis ehk siis maaeluvõrgustike, kui ta pärast töötas komisjonis liitrimeetme peal. Üks aktiivne Eesti inimene meelitas ta oma autosse ja siis sõidutas teda nii-öelda pantvangina mööda Tallinnat ringi ja rääkis talle, kuidas Eestis päriselt asjad käivad. No see pantvang oli nii ikka, eks? No ega ta sealt nagu poole tee sõidu pealt välja ei saanud nii, et pärast ta õhtul rääkis, et tal vist lõuna lõppes suhteliselt kiiresti ja et ta tahtis võib-olla nagu lingi jalutada, aga ta oli päris niimoodi ikka peaaegu tunnikese veetnud ühe aktiivse härra autos. Oih, nüüd ma ütlesin välja, aga võib-olla see oli proua ka. Nii et eks neid vahvaid hetki tuleb veel. Ja no selline elav tegevus oli tegelikult. No, mis oli, ma räägin. Et tegelikult see on praegu ka. Et iseenesest sellest võrgustiku tegevust, mina ütlen, mis mind praegu nagu väga rõõmustab selle juures, et on meil tugev liiderliit. Et selles mõttes, et kui sellel hetkel, eks ole, kui me alustasime võrgustiku tegevusega, et siis sellel hetkel seda liiderliitu ei olnud. Ja et kui nüüd on välja kasvanud selline tugev liiderliit, kes on partneriks ministeeriumile ja PRIA-le, siis ma ütleks, et see töö oli edukas, mis me tegime. Ja ega praegust ei ole ka vajadus kõiki neid kaasamisüritusi teha, tegevusgrupid kaasavad oma piirkonda väga edukalt, teevad väga häid õppereise, käivad üksteisel külas, kõik need asjad, mida kunagi meie pürtsime organiseerida, ja me oleme ju ka nii-öelda tulnud veel siia paralleelselt, eks ole, innovatsioonivõrgustik ja tekkinud siia, eks ole, siis neid teisi nii-öelda siis hindamisvõrgustikud ja mis veel kõik on hoopis hiljem juurde tekkinud, nii et tegelikult see kõik on liikumises. On sul veel mõni lõbus lugu, et meil on paariks toredaks looks veel siin lõpus, kui me sügav filosoofiliselt asja kokku võtame tänaseks. Kui see rahvusvahelise koostöö peale läks töö, et siis nagu kõik, kes vaatavad meie saadet siis läbi YouTube'i kanali, et siis nad vaatavad, on ju, me oleme Avega täiesti ühtne nägu, eks ole. Ja siis ma mäletan, et kuhu me reisisime, kas oli Türgi ametnikud? Et meil on nagu sellist igast toredaid lugus olnud, et mäletan, et läbisime passikontrolli, et selle ei olnud selliseid nagu näpujälgedega ja piiks süsteemis, et siis see tore ametnik nagu vaatabki sinu passi ja läheb ja siis ma vaatan, et Ave passi vaadatakse, mina liigun tema järgi ja siis lööb siis minu passi lahti ja siis ma vaatan, et see ei olegi minu pass. Ja mina olin juba läbi läinud. Ja me olime mingil hetkel, kui me võtsime oma neid pardakaarte, siis oli kõik paberil, eks ole. Me olime mõlemad passidega, mina väga tihti juba sõitsin ID-kaardiga, aga kuna tegu oli Türgiga, siis meil oli mõlemad passid ja jutu hoos, eks ole, oli läinud ja nii nagu me esitasime, läbi me kõndisime, nii et ei mingit. Ühesõnaga, sinul oli minu pass ja sa tegid jälle selle külma näo pähe, läksid rahulikult läbi ja siis minul oli sinu pass. Ja siis eks ma tegin täpselt samamoodi seda. Siis ma tahan öelda, et võib-olla see liider ongi selline, mis meid on nagu lähendanud ka, et isegi võib-olla me ise ei tunnista seda endale, aga näed, see Türgi ametnik nägi ära, et me oleme ikka täitsa ühte nägu, on ju. Me oleme ikka väga ühte nägu. Nagu liidri ja maailuvõrgustiku nägu, on ju. Et selline naljakas lugu, me pärast muidugi läksime ohutusse kaugus ja siis me ikka itsitasime korralikult selle üle ja läks muidugi hästi, et aga ma ei tea, et see on muidugi selline, võib-olla ei ole üldse hea näide, aga see oli juba nii kaua aega tagasi, et mis sest enam, eks ole, et eks me järgmine kord vaatasime ikka 2 korda sinna nendesse passidesse ja nii edasi, nii et oli selline nagu õpetus et mis ei tasu nagu, ja siis üks mul meeldib veel, et nende välisüritustega, et kas sa mäletad seda, et kus kohas see oli, kus kohas suur liiderkonverents oli korraldatud, kas oli see siis jalgpalliplats või rugbyplats või mis see oli? Vaata, meie tegime ka ükskord laululava all hästi suure ürituse. Ja seal oli ka konverentsikeskus oli ühes nurgas. Aga see oli Šotimaal. See oli Šotimaal, ja. Ja siis me mäletan, et kuidas me ei pääsenud sinna sisse, sest see oli nii suur ja me ei saanud nagu aru ja siis me jooksime ümber ja terve grupiga ja tegelikult seal oli terve kvartal ja vihma sadas ja kõik oli märg. Ja siis tuli natukese aja pärast kes oli natuke hiljem tulnud hotellist, sest vis-a-vis oli see hotell
välja, et umbes 5 minutit. Aga me kõndisime vähemalt veerand tundi ümber vihmasajus, vihmavarjude all, mingi 20-30 inimest ümber selle ja siis tuli Kristiina Tammets ja ütles, et aga ma vajutasin ukse kella ja mulle tehti seda, kui mine värav lahti. et mis on nagu selle, ütleme, et me räägime siin nagu lõbusaid lugusid, aga mis on tegelikult selle loo nagu nende lugude moraal, on see, et tegelikult kui sa ka ürituse korraldana oled, siis sa pead sellega arvestama, et võib tekkida selline kamp inimesi, kes ei vajuta ukse kella ja kes jooksevad selle terve kvartali ringi, et sa pead nagu tegema, eks ole, siis meil tekkisid need esimesed, kui me endal ka muretsesime, kõik need jalgade peal olevad sildid, eks ole, et neid oleks nagu näha ja kõik need õpetussõnad, et kui lähed nagu korraldad õppereisi, eks ole, siis lihtsalt kordadki üle, et palun vaadake, et kas see on teie pass ja nii edasi. Eks me saime omal nahal nagu need ju kogemused kätte, et kuidas tegelikult siis võrgustikus osalejatel see üritus, kuidas tänapäeval öeldakse, üritusteenust paremini korraldada, et eks need kogemused andsid meile selle nagu kindluse, et me teeme seda hästi. Jaa. Siia lõppu ma võib-olla meenutan, et me andsime ju terve hunniku trükiseid välja, me tegime terve rida näituseid, neid rändnäituseid igasuguseid, siis me oleme asutanud, eks ole, teinud mitu toredat konverentsi, mille me oleme ise algatajad olnud, me oleme osalenud mitmel konverentsil ja meid on ka sellest liidri, ütleme, tugevast ja suhteliselt vabast meetodist palutud rääkima. Me oleme käinud ja konsulteerinud Türgit, Moldovat, ma vaatasin 2016, ma tegin seal oma heroilised etteasted vene keeles seda edasi andes. Moldova ütlesid? Moldova, ja siis nüüd viimati veel ka Gruusia, see oli vahetult enne Covidit. Nii et... Ja tegelikult oli meil ka Usbekistan. Üks Meeri Maastik tegi nendes töögruppides ettekandeid selle, et kuidas maaelu meie arendame ja liiderkogemusest rääkis ka seal. Ja. Nii et on meil käidud, oleme meie käinud ja tegelikult on mille üle rõõmustada, aga siin ütleme niisugusteks lõpusõnadeks, et mis sa arvad, mis see liider on Eestile andnud ja mis see maaeluvõrgustik on Eestile andnud? Midagi ilusat siia lõppu, Krista? No on selle julguse andnud unistusi ellu viia. Et väikese rahaga saab suur asju ära teha. Et tuleb ainult siis sellesse uskuda ja seda kasutada ära kõik seda õlatunnet, et kellega sa koos töötad, uskuda oma kolleegidesse ja siis selline kõik see natukene seda õhinapõhisust juurde ja see läheb korda, mis sa nagu soovid. Ja see kõik ongi ju Eestile antud tegelikult. See võimalus nendel inimestel, kes on osalenud nendes tegevustes, seda töörõõmu tunda ja head meelt korda minekutest. Minagi ütlen siia lõpuks, et suur aitäh sulle, Krista, et ma olen saanud sinuga pikalt seda teekonda käia ja sa oled kahtlemata inspireeriv inimene paljudele, et täna ühe pisikese killukese sellest teekonnast tõime ka teile ja järgmised maaelu jutud juba järgmine kord, nii et kõike head, kuulmiseni!